püsti karata ja joosta pista, see ei lahenda olukordi. Küsimus on, mis suunas jooksma pista, mis reeglite järgi, miks, kuhu, kuidas. Vaatame täna 3 valdkonda. Arutame lühidalt, kuidas on hea teenindusega ja hea teeninduse tugevdamisega seotud näiteks teenindusstandardid, koolitused ja näiteks ka teisttoostud teeninduse mõõtmine. Kuidas need 3 asja võiksid koos hästi töötada ja samas vaatame pärastpoole ka ühe simulatsiooni ja vaatame, kuidas praktikas analüüsida lekkeid teeninduses ja kuidas tegeleda õigete asjadega. Vaatame, kuidas aeg läheb. Ega see live TV pole meelakkumine, et vaatame, kuhu me jõuame ja kui palju aega jääb mingite punktide jaoks. Aga miks on Restart täna nii oluline või miks on täna nii oluline tõesti mõelda värske pilguga kvaliteedile, et kuidas nii-öelda liikuma hakata? No täna võiks öelda, et klient on jälle kuningas, eks ole. Võib-olla pool aastat tagasi või pisut rohkem suhteliselt kerge vaevaga ettevõtjad said kliente. Nüüd täna on klient pigem võib-olla konservatiivne ja mõtleb hoolega. Raha väärtus on kasvanud. Me mõtleme hästi hoolega, kuhu oma raha panna. Ja nüüd sisu loeb rohkem kui varem, eks ole. Ehk kui sina pakud teenindust, teenust, toodet, siis see, kuidas sa seda pakud täna klientidele, see sisu loeb rohkem kui võib-olla pool aastat tagasi. Pool aastat tagasi toodi laevadega kliente. Lennukid lendasid, rongid sõitsid. Nüüd täna meil on üksikud kliendid, kelle nimel me peame võitlema ja klient ei ole rumal. Ja me ise klientidena hea meelega valime parema teeninduse, eks ole. Ja see on õige. Nii me peaksid tegema. Ja ehk siis klientide hulk on piiratud, klient valib rohkem, pakume head teenindust. Teine põhjus, miks on tähtis täna hästi hoolega panustada Restardi olukorras ja mõelda läbi, kuidas me kliente teenindame, on tööjõu paras voolavus. Ehk tegija ettevõte on täna see, kelle juurde tahavad minna tegijad töötajad. Ja eks ole, täna on väga palju tegijaid töötajaid tööturul vabalt saada. Mitte nendest olenevatel põhjustel on nad jäänud oma töökohast ilma. Väga tugevad tegijad, korralikud ettevõtjad, korralikud töötajad. Ja nüüd, kui sinu ettevõte täna keskendub hästi, ettevõtte süsteem on paigas, struktuur on paigas, siis need tegijad tahavad tulla sinu juurde. Kas sa oled atraktiivne tööpakkuja? Ehk täna tegelikult töövestlusel tegija, tööotsija võib vabalt teha sinule kui ettevõtjale julgeid küsimusi. Kas see ja see ja see ja see asi on teie ettevõttes paigas? Sellepärast on tähtis süsteemid paika saada, eks ole, ja korrastada. No vaatame siis, kuidas need 3 asja oleks seotud meie tänase olukorraga, Restardi olukorraga. Kõigepealt siis reeglid paika, ehk siis standardid paika, kui me räägime teenindusettevõttest, no näiteks jaekaubandus või tegelikult mis iganes ettevõte, küll sa leiad siin kohandamise võimalusi enda oludes ka. Ehk siis reeglid paika, mängime palli, aga mis reeglite järgi? Kujuta ette, kui nüüd Restardi olukorras või näiteks korvpalli olukorras, time-out'i olukorras näiteks treener otsustab, et teeme time-out'i. No me ei ole keegi valinud täna seda time-out'i, me ei ole seda vabatahtlikult saanud, aga see on pausi olukord, eks ole. Paus. Nüüd tuleb liikuma hakata, uuesti liikuma hakata. Kui nüüd selles pausi olukorras treener ütleb oma mängijatele, et istuge lihtsalt, pead norus, siis ei muutu midagi pärast vilepuhumist, eks ole, mängu alustamist. Ehk pausi olukorras treener annab juhendeid, mõtleb läbi, juhendab, millised on meie uued strateegiad, kuidas me nüüd liikuma hakkame selle mängu olukorras. Ja ka veel suuremas plaanis, kui me räägime lihtsalt klienditeenindusest, siis klienditeenindus ei ole selline abstraktne mõiste, et lihtsalt mängime palli. Aga mis reeglite järgi, eks ole? Kas me mängime jalaga, põrgatame käega või kõksime või hoopis võtame kuuli kätte ja viskame seda, kõik on väga erinevad reeglid.
erinevad meeskonna suurused, erinevad eesmärgid. Kui ühes mängus näiteks lõpptulemus 2-1 või 3-1 on väga lahe tulemus, jalgpallis näiteks, siis kui korvpallis oleks tulemus 3-1, siis oleks midagi väga valesti, eks ole. Ehk siis, millised on reeglid? Võib-olla mõni mäng tundub sulle nime poolest väga loogiline, jalgpall, aga kui sa vaatad telekast, kuidas mängitakse nii-öelda jalgpalli, siis mehed maadlevad ja Ameerika jalgpalli näiteks ajavad, eks ole, palli muru peal taga. Võib-olla see tundub sulle võõras. Võib-olla sa lähed tööle ja tööandja ütleb sulle, et need on meie standardid, aga see on meie jaoks võõras või sinu jaoks võõras, siis tuleb need endale lihtsalt selgeks teha. Võib-olla tuleb palli taga ajada hoopis mingi reketiga ja mis iganes, eks ole. Mängime palli, ehk siis ettevõtjana, millised on teie ettevõtte teenindusstandardid? Kas need on paigas? Kui selged need on? Kui mõistetavad need on? Kas töötajad saavad aru, mida sa mõtled ettevõtte standardit luues? Standarditega võib sageli juhtuda nii, et standard on 2A4 ja sellised ilusad ja õiged põhimõtted, milles ei ole muidugi iseenesest midagi halba või valet. Aga nüüd, kas see standard aitab konkreetses tööpositsioonis olevat teenindajat? Kas ta saab sealt juhendid, kuidas tegutseda? Kas mängureeglid on tema jaoks selged? Või on standard liiga üldine ikkagi veel? Lihtsalt, et võib-olla sellises stiilis, et ole hea teenindaja või isegi, et näiteks õige mõte, eks ole, teeninda klienti nii, nagu sa tahad, et sind teenindataks. Aga kui mina töötajana ütlen, et ma ei taha, et keegi mu juurde tuleks, ma tahan rahulikult ringi vaadata, võib-olla sina tööandjana ei soovi seda, et sinu kaupluses kliendid lihtsalt nagu muuseumis ringi jalutaksid. Sa tahad, et neid teenindataks, minnakse juurde ja suheldakse kenasti ja väärikalt aidatakse. Ehk siis ettevõte määrab teenindusstandardid. Oma maja, omad reeglid. Väga õige, väga okei mõte, eks ole. Kas teil on reeglid paigas, ettevõtte? No nüüd, kui ei ole, siis nüüd on hea time-out'i olukord, nüüd on hea paus läbi mõelda. Kas meil on võimalus teenindusstandardid sellisest üldisest ja abstraktsest, õigest ilusast jutust viia juhenditeks töötajatele? Kas me sellega võiksime nüüd näiteks tegeleda? Sunnitud paus, aga kasuta seda ära. Pole hullu, eks ole. Okei, lähme siit edasi, teine samm. Ehk siis, kui reeglid on paigas, mis siis tuleb teha? Siis tuleb õppida neid rakendama. Ehk nüüd on koolituste aeg. Ja mida koolitada? Koolitada võib ju igasuguseid asju, eks ole. Pahatihti kipub olema nii, et koolitus on nagu väga koolitaja nägu. Et võib-olla koolitajale meeldivad mingid seosed ja mingid mõtted ja mingi selline maailmapilt, eks ole. Koolitaja. Aga see inimene, kes tuleb teie ettevõtet koolitama, tore, kui ta õpetaks ikka seda mängu, mida teie mängite oma ettevõttes. Ehk kui korvpallimeeskond on vaja värskendada ja võtta mingi nõustaja kõrvalt, siis tõenäoliselt jalgpallitreener ei ole väga hea proov selle koha peale. Ja võib-olla ka mõni mäng on selline ebamugav ja võõras, tõesti. Võib-olla näiteks pesapall, võib-olla Eestis väga ei mängita pesapalli, aga viimasel ajal küll on näha, koolid mängivad koolistaadionitel. Tore mäng iseenesest. Aga võib-olla sa ütled näiteks klienditeenindajana või töötajana, et see on võõras. Et võib-olla kogu klientide teenindamine on nii-öelda nagu võõras natukene. Meie siin põhjamaised inimesed, me ootame ise, küll ta tuleb minu juurde, küll klient tuleb minu juurde. No jah, oota, siis ta läheb järgmise juurde või ülejärgmise juurde, eks ole. Siis lihtsalt jah, põhjamaine on ju ka klient, ega klient teistmoodi ei ole. Müüja on rahulik, vaatab ringi ja klient on rahulik ja vaatab ringi ja niimoodi nad seal siis kohmetult muigavad ja lähevad üksteisest lahku ja lähevad edasi, eks ole. Nii see on, aga me ei taha seda, ettevõtjad ei taha seda.
ettevõtja on investeerinud ruumidesse, inimestesse ja nii edasi, tohutult püsikulusid. See peab kogu aeg töötama. Ehk nüüd tuleb õpetada töötajatele, kuidas standardeid rakendada, kuidas reegleid rakendada, mida see ilus jutt tähendab praktikas ja praktikas proovimine ei ole hoopiski mitte nii lihtne, eks ole. Võib-olla mäletad, kui sa kunagi autojuhi load said, võib-olla 10 aastat tagasi, 5 aastat tagasi, mis iganes see aeg oli või 30 aastat tagasi, siis kui sa klassitunnis õppisid reeglid ära ja autokooli õpetaja ütles, et lähme nüüd sõidame, siis mis juhtus, mäletad? Või võib-olla isegi isa või ema kodutänavas lubas sind rooli. Mäletad, mis juhtus? Auto hüppas paar korda ja suri välja, eks ole. Nii see oli. Ehk praktikas ei kuku kohe välja hästi. Tuleb harjutada. Nüüd täna, kui sa sõidad autojuhina, öeldakse, et eks ole, et suunatuli tuleb ise välja, kui sa teed pöörde. On ju nii, lahedad autod meil tänapäeval. Aga kas pole mitte nii, et suunatuli läheb ka sisse ise, kui sa oled sõitnud 20-30 aastat? Sa ei mõtle selle peale. Ehk sul on standardite rakendamine selge ainult sel juhul, kui sa neid proovid, rakendad, paned reaalsesse ellu. Ehk kogemused tulevad ainult kogedes, mitte lihtsalt õppides. Koolitused peaksid olema seega kooskõlas standarditega, ühte jalga peaks nii-öelda astuma, eks ole, ettevõtte, selle konkreetse ettevõtte eesmärkide ja ootustega. Ja väga loomulik, väga ootuspärane on see, et teenindusettevõtete teenindusstandardid ja koolitused ongi erinevad. Mitte, et see sama koolitus igale poole väga hästi sobib. Okei, liigume edasi. Nüüd, kui reeglid on paigas, oleme treeninud ja harjutanud, mis nüüd peaks tegema? No selge, nüüd tuleb mõõta, kuidas välja kukub. Et kui hästi me reaalsuses või praktikas hakkama saame. Ehk siis, ja nüüd mida peaks mõõtma? Mõõtma peaks testostudega meie standardi rakendamist. Mõõtma peaks seda, mida meie koolitustel õpetati. Mitte seda, mida keegi võib-olla hindaja või teist klient nii-öelda mõtleb. See ei puutu tegelikult asja, eks ole. Sageli võib juhtuda, et testostud kujunevad selliseks testklientide isikliku arvamuse avaldamiseks. No kuidas see on võimalik? See on võimalik ainult siis, kui küsimustik seda võimaldab, eks ole. Kui testkliendilt küsitakse küsimusi, mida sina arvad, kuidas sulle tundus, mida sina teeksid teistmoodi. Aga testklient ei ole ekspert, eks ole. Testklient peaks suutma mõõta väga täpselt ja objektiivselt, mil määral rakendatakse teenindusstandardit. Ehk mõõtma peaks neid mõtteid, mis on standardis kirjas, mis on selles reeglistikus kirjas, selles konkreetses mängus nii-öelda reeglid. Ja muidugi, mõtle, kui on tehtud koolitus, siis iga arukas ettevõte tahaks ju teada, kuidas meil praktikas välja kukub. Mida õpitust me päriselt rakendame? Miks me investeerisime võib-olla 1000 koolitusse, inimeste õpetamisse? Kuidas me sellega hakkama saame? Ehk siis mõõda seda, mida saab muuta. Ka hea mõte, eks ole. Mõõda seda, mida saab muuta. Kui näiteks küsida testklientide käest võib-olla, et kuidas sulle meeldib meie ettevõtte asukoht, kas sa saad seda muuta, kas sa hakkad seda muutma? See on tavakliendi tagasiside. Teine maailm, aga ka väga oluline, eks ole. Ehk tavakliendi tagasiside ja testklient, testostuteenus on erinevad maailmad. Tavaklientide käest me küsime tagasisidet, et selle info alusel homme paremini müüa või homme argumenteerida järgmistele klientidele enda teenuseid. Aga testkliendi teenus peab aitama professionaalselt mõõta, mil määral me rakendame standardit. Nüüd, kas siin saaks pausi olukorras või time-out'i olukorras midagi ära teha täna? Kas sa saad ettevõtjana näiteks mõelda,
et mis tasemel on meie testostuteenus või siis mis iganes, kas see on siis väline audit või on see lausa siseaudit ehk ise oma vahenditega jälgid, kuidas rakendatakse. Ka see on väga hea saavutus, eks ole. Kas me mõõdame üldse? Kas me ainult ütleme, et mängige ja sa viskad palli keset platsi ja mehed jooksevad selle ümber ja üks hakkab jalaga taguma ja teine põrgatama ja kolmas hakkab mis iganes maadlema selle palliga. Ehk siis need 3 asja kenasti kooskõlas peaksid toimima, eks ole. No hästi. Ehk siis need 3 asja võiks mõelda nii, et kui nendest nüüd midagi ära võtta, siis me vajume kokku. Ehk see on pidev protsess ja kui need töötavad, siis võib jõuda kenasti välja särava teeninduseni. No mängime natuke nende 3 sõnaga siin, standardid, koolitused, testostud. Mis juhtuks, kui kliendi teenindusettevõttes me koolitame, isegi meil on standardid olemas, okei. Meil on standardid ja me koolitame, aga me ei mõõda rakendamist. Me ujume pimeduses, eks ole, me ei tea, kuhu me välja jõuame, mis suunas me liigume, mis tulemustega. Või kui meil ei ole standardeid, aga me koolitame ja teeme testoste, mõõdame rakendamist, siis sellest tuleb üks suur tüli, eks ole, töötajate vahel. Mis siis on need reeglid? Mida me siis peaksime tegema? Üks ütleb nii, teine ütleb naa. Üks juht ütleb ühtemoodi, teine teist klient ütleb teistmoodi. Või kui me teeme testoste isegi hea standardi alusel, aga seda infot ei kasuta arendamiseks, mis on selle mõte? Ehk need 3 peavad töötama väga selgelt käsikäes ja koostöös. Võtame ühe näite ja natukene mängime numbritega, kui tähtis on tegelikult tajuda läbi teeninduse või siis teenindusettevõtte või näiteks jaemüügiettevõtte kaudu, kui tähtis on tulemusi targalt mõõtes leida lekked ja siis juba panna fookused paika, et tegeleda õigete asjadega. No vaatame seda näidet, võtame selle ette. Ehk siis üks näide, nimetame seda jaekett X. Ja muidugi erinevates ettevõtetes on erinevad fookuspunktid nii-öelda, mis on väga tähtsad punktid, millest oleneb, selle ettevõtte on otsustanud, et need 4 punkti näiteks või need 3 punkti, need on nii tähtsad, neid me tahame rakendada. Ja nendest oleneb, kas me jõuame oma eesmärgini, oma tulemuseni, mis me oleme seadnud või mitte. Näiteks selles näites klassikaline klienditeeninduse protsess, kontakti võtmine, näiteks võtame ühe punkti kontakti alustamisest, isegi ei räägi siin näiteks, kuidas oli tervitus või kuidas oli naeratus või midagi sellist. Üks punkt, üks kriitiline fookuspunkt. Kas kliendiga võeti kontakti? Siis läheme edasi näiteks kliendi detailsete soovide selgitamine, 3. tulp toote või teenuse tutvustamine ja ostuotsuse küsimine. Nüüd oletame, et selles näites juhtus nii, ehk 80% juhtumitel, see on fiktsioon, eks ole, simulatsioon, jaekett X. Ehk siis oletame, et 80% juhtumitel sisenevate klientidega võeti kontakt, alustati nendega teenindussuhtlust. Me teame, et see on tegelikult väiksem, aga oleme positiivsed, mõtleme nii, hästi, lase olla. Me näeme, kuhu me välja jõuame. Ehk 20% klientidest siis lihtsalt selles kaupluses või keskuses või mis iganes jalutavad oma pead ringi, 80-ga mindi juurde, võeti initsiatiiv, alustati teenindust. Mis iganes kvaliteedil see oli, see pole veel tähtis, kas alustati või mitte. Edasi, näiteks nendest, kellega räägiti, 50% klientidest või juhtumitel siis tehti selgeks nende detailsed soovid. Mitte lihtsalt ei küsitud, kuidas see on kasulik olla või mis toode huvi pakub või mida täpsemalt vaatate. Muidugi saaks ka küsida, kas ma saan teid aidata. No selle peale leke ilmselge, eks ole, päris suur. Paljud kliendid ütlevad, aitäh, ma vaatan ise. Aga jätame selle isegi täna välja.
võib-olla lihtsalt siin pooled tegid selgeks detailid, mis tasemel, mitu, kui suur, kellele, mis brändi, mis eelarvega olete arvestanud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, tegid selle hästi selgeks. Pooled ei teinud seda selgeks. Okei, said teatud info kätte, nüüd mis tasemel, oletame, et see jaekett X tahab mõõta seda, mis tasemel on meie toote või teenuste tutvustamine. Kas me oskame seda? 75% saab sellega hästi hakkama. Nad tutvustavad kliendi kasu, mitte lihtsalt parameetreid võõrkeeles, millest klient võib-olla arugi ei saa. Siin on nii ja nii palju seda ja mis iganes numbreid ja termineid. Nad teevad seda hästi nii, nagu ettevõte tahab. Ettevõte tahab, et toodet tutvustatakse nii, et klient tajub sealt oma kasu, saab müügiargumente. Ja võib-olla selles näites 50% julgeb küsida ka lõpuks, kas soovite vormistame ära? Kas lähme kassasse? Kas see sobib teile? Kas soovite? 50% kõigub, eks ole, kandade peal ja ütleb, et ma saan aru, ennetab lausa, eks ole, teenindaja ennetab ja ütleb, et ma saan aru, et te tahate veel mõelda. Võib-olla klient ei taha mõelda. Kliendile tehti väga hea toote tutvustust, tehti selgeks tema detailid, aga ikkagi klienditeenindaja ei julge küsida seda lõplikku otsust, mis aitaks mõlemalt nii-öelda edasi liikuda. Klient jääb õhku rippuma, aga okei, meie näites pooled teevad seda hästi ja pooled küsivad julgelt. Kas soovite vormistame ära? Ja klient ütleb, pooled ütlevad ise, okei. Pooled ütlevad, ei, ma pean veel mõtlema. Ja mis siis? Las ta mõtleb. Siin ei saa klienditeenindaja enam midagi teha. Klienditeenindaja tegi oma töö hästi. Eks ole, kui klient ütleb, et ma ei soovi praegu, ei peagi soovima, kui praegu ei soovi. Ehk klienditeenindaja saab mõjutada neid protsesse, mis on temast sõltuvad. Aga okei, mis siis juhtus? Vaatame üle. Ehk siis, kui meil oli 100% kliente alguses, kes tulid sisse, mis juhtub meie leketega? Ehk siis pärast esimest punkti, mida me mõõtsime, meie tulemus oli 80%. See tähendab seda, et imeloogiline, eks ole. Kui kontakt võeti 80% klientidega, 20% jäid nii-öelda mängust välja, siis me edasi saame mängida või teenindada ainult nende 80% klientidega. Ülejäänud on mängust väljas. Nüüd, kui 50% tasemel oodatust me teeme selgeks klientide soovid, see tähendab, et pool mahtu me oleme ikkagi päris punases. See tähendab, et sellest 80% pool me kaotasime järgmises etapis, 50%. Kui palju jääb järgi pärast 80% pool maha võtta? 40%, eks ole. Ehk selleks hetkeks nende 2 fookuspunkti järel iga ettevõtte pane ise, pane oma fookuspunkti, mis on teile olulised mõõta, aga saada aru, kus on meie leked, kus kliendid välja kaovad. Ehk nende 2 punkti järel me oleme jõudnud 40% mahu peale, ehk siis ainult nii palju on meil hetkel järgi jäänud kvaliteetseid kliente, kellega tegeleme. Isegi kui toote tutvustamine on päris hea, 75% näiteks, 3/4, siis kui me võtame 40% 1/4 maha, me jääb alles 30%. Ehk me järgmine leke, natuke väiksem, aga igal juhul leke. Ehk siis ükski järgmine, ükskõik kui hästi sa järgmiseid etappe teed, sa mängid ainult nende kaartidega nii-öelda, mis sul on kätte jäänud. Ja nüüd viimane otsuse küsimine, võib-olla see on 50% hästi tehtud. Siis võtame jällegi pool maha 30%, kes meil kätte jäid, me jääme 15% peale. Eks ole. Ja nüüd mida teha? Standardid, koolitused, testostud koostöös. Kui sa ettevõtte juhina näiteks või ettevõtjana vaatad oma fookuspunkte ja mõtled, et mis me peaks tegema, siis mis võib juhtuda? Vabalt võib juhtuda, et sa ütled, et mis me peaks tegema, siis mis võib juhtuda? Vabalt võib juhtuda, et sa ütled, et mis me peaks tegema, siis mis võib juhtuda? Vabalt võib juhtuda, et sa ütled, et mis me peaks tegema, siis mis võib juhtuda? Vabalt võib juhtuda, et sa ütled, et mis me peaks tegema, siis mis võib juhtuda? Vabalt võib juhtuda,
et ettevõtja ütleb, et müügitulemused on kehvad ja teeme müügikoolituse, teeme lisamüügikoolituse, müüme veel juurde. Ehk siis hakatakse nii-öelda võitlema selle viimase väikse punktiga. Probleemid olid märksa eespool, eks ole. Ehk tark on tegeleda leketega õiges järjekorras, õigete leketega ja kui me siin alguses võib-olla näiteks tõesti Eesti oludes kliendi vajaduste selgitamine, kui me selle etapi suudame panna tugevamaks, seda suudame kvaliteetsemaks teha, siis meie tulemused nii-öelda kassas lõpuks paranevad märgatavalt. Ehk siis mõtle nii, mis on teie ettevõtte puhul fookuspunktid, mida panna tõesti mõõdikuteks, mida hakata mõõtma, mida jälgida ja ei ole mõtet mõõta, kui selle mõõtmise järel mingeid tegevusi ette ei võta, eks ole. Okei, väga lihtne, kui sul on Excel või Numbers, mis iganes, tee see tabel iseendale oma arvutis. Aga muidugi, kas jälgi ise või telli väljapoolt mõõtmise teenus ja sa saad pildi kätte. Hästi, need lühikesed mõtted. Mängime, aga pane reeglid paika. Standardid peaksid hästi aitama töötajatel tajuda oma rolli, oma ülesannet teenindusprotsessis. Standardid peaksid olema töötaja abimehed, peaksid lihtsustama töötajate elu. Koolitused peaksid õpetama standardite alusel ja koolitused peaksid aitama töötajaid selle ettevõtte reegleid, mängureegleid, skeeme hästi läbi mõelda, õppida neid rakendama. Ja testostudega peaks mõõtma, kuidas välja kukub. Ja testost peaks olema töötaja sõber, mitte vaenlane, eks ole. Aidata tal näha, milles ma saan veel edeneda. Ehk kasuta see time-out olukord targalt ära ettevõtjana. Ja siis restart, pane jooksma.